eestlane oskab olla julm, kui praktiline elu seda nõuab. Tavaliselt uputatakse mittetarvilikult koera või kassipojad. Need 6 koerakutsikat aga hoopis maeti elusalt Harjumaal Jõelähtme valda metsa. Nad topiti vana särgi sisse ja särk omakorda pisteti mulda. Kutsad aga ei lämbunud kohe nagu Matja lootis. Nad elasid terve piinarikka öö külmas maapõues. Hingitsesid läbi särgi ja niiske mulla õhku, et elu natukest sees hoida. Hommikul päästis kutsikat talu perenaine Riina Meigas. Riina väitel oli elusate koerte Matt ja tema naaber Katrin Weber. Ma ei ole neid metsa viinud, ma ei hakka viima metsa kutsikaid. Ma parem uputakse nii, nagu kunagi naabrinaine uputas mulle, et kausis veega uputa loomi ja siis mata ära, kui ma oleks hakanud tegema üldse midagi kutsikatega. Aga ikkagi need kutsikad on teie omad, jah? Ju vist on, jah. Kui Jenny tunnistas, koer tunnistas neid omaks, järelikult on. Jah, kas nüüd äkki siis toob selle särgi, näitab selle asi tõendi või? No näed, särk meile nüüd tuuakse. Nii. Ma olen näinud enda tütre seljas olnud. Tal tütar käib minuga ühes koolis ja ma olen näinud tal seda seljas. Esiteks see särk on poiste poole peale ja minu tütar tuleb seda selga pannud. Tüdrukul on olemas nööpidega, oota Loora, ma olen siin samas. Tüdrukul on olemas nööpidega sarnane särk, mis on tüdrukute poole peale käib kinni ja mis on taljesse töödeldud. See ei ole meie särk. Ja minu poja särk see ka vaevalt on, sellepärast, et see on liiga suur mu pojale. Nii et see pole hoopiski teie särk tuleb välja. Aga teie arvate, et on tema särk? Jah. Kindlasti? Jah. Lõpuks toob Katrin Weber tunnis materjalina oma tütre jaki ette. Tõesti, see on üsna sarnane sellega, milles kutsikad leiti. Milline aga see õige kurja teinud jakk on? Selleks tuleb vist teha DNA. Kas Jõelähtme konstaabel Kaupo Luur selle ette võtab, seda me ei tea. Ent kas on ka versioon, et aktiivne perepoeg Kaltsukas sarnase jaki hankis ja sedaviisi naabritädi Katrini elu püüab põrguks muuta? Need küsimused jäävad politseile mõelda. No ega tal ei olnud suurt valikut, mis nendega edasi teha, kas need jätta küla peale edasi rändama ja jälle siginema ja jälle juurde siginema. Kui on, maal on elatustase nii palju väike, et tal ei ole võimalust minna näiteks oma koera steriliseerima. Kui on valida ikka kas lapsele leib laua peal või koera steriliseerimine, et siis on selge, mida teha. Minu arvast on see täiesti sadistlik tegu, et see on loomadele väga piinarikas. Et sihukese teo puhul oleks võinud kutsuda hoopis veterinaaria kohale, kes oleks võtnud kutsikud kaasa ja mida iganes nendega teinud. Mis sa ise teeksid siis sellisel puhul, kui raha ei ole, et ära neid steriliseerida, aga kutsikaid ei taha? Varjupaika saadaks. Need leiaksid neile uued omanikud ja uue perekond, kes nendest hästi hoolitseks. Eestis ei võta varjupaika inimesed loomasid vastu, mis siis teha? Siis ise leida keele mingi sõbralik perekond, kes nad nagu endal vastu võtaksid. Õhus on kangesti tunda Eesti naabritele tüüpilist vaenu. Kas jäid vaesed kutsikad lihtsalt 2 talu tüli vahele? Ja mina arvan, et see on tõesti keegi praegu meelega kaevab mulle auku. Detsembri lõpust me nendega ei suhtle, selleks on meil oma riid, oma põhjus, miks me ei suhtle ja mina seda lahkama siin praegult ei hakka. Katrin Weber süüdistab Riina poega üleannetuses ja selles, et poiss ei saa koolis hakkama. Riina suu selle peale aga lukku ei jää. Kas sa seda ka räägid või? Raido on vähemalt koduõppel ja me oleme tunnistanud, et ta on kraade, et ta on hüperaktiivne, aga et ma olen ta sihilikult aastaks ajaks koju jätnud koolis, sellist asja me ei ole teinud. Aga tema jättis sihilikult. Riina väidab, et Katrin on oma lapse hoopis aastaks koolist ära võtnud ja kodusele õppele jätnud. Nii et arvad, et see on siis puhas vale, et naabrid panid ise need kutsikad sinna auku või mida te arvate? Ma ei saa seda öelda, et nemad seda panid sinna auku, sest mina pole seda näinud. Aga kuidas need kutsikad sinna auku said siis? Kust mina tean? Esiteks, ma ei mahu kuutigi, et kuudist kutsikad välja võtta, seal on nii väike koht, ma võin teile näidata, kui väike see kuudi auk on. Palun väga, kas ma pääsen siit taha? Aga teeme kohe ka katse. Loomakaitsespetsialist Heiki Valner on suur nagu karu. Ja näete, mees mahub ilusti kuuti. Kutsikate väljatõstmine oleks käkitegu. No jah, sealt ikka mahub käe sisse panema ju. Näed, täitsa inimene mahub sinna sisse. Aga vaadake, kui palju pikemad tal käed minust on. Minul ei ole nii suured käed ka ju. Mina sinna ei roni. Mul laps käis kolmapäeva hommikul kutsikaid vaatamas.
see on kõik, mis ma oskan teile öelda. Kolmapäeval oli neid 6, lugesin üle, vaatasin, et on 4 isast, 2 emast. mis aga siis kutsikatest ja nende emast edasi saab? Politsei ütles, et nemad nagu ei oska midagi praegust teha, et helistage loomakaitsesse. Et siis helistasime loomakaitsesse, siis loomakaitses hakati tegelema selle asjaga. See nüüd tagasi ei igatse või neid? Loomulikult igatse. Ma ütlesin tüdrukule juba 2 tundi tagasi, kui ma alles linna läksin koera toidu järgi. Eelkõige. Et too nad koju. Ta ütles, et ma ei hakka neid tooma, ma ei taha riidu. Kas te annate need loomad talle? Ei. Jõelähtme valla konstaabel pidi koos varjupaigaga homme järgi tulema. Mis teie sellest arvate siis? Mina tahan need koerad tagasi saada, kui nad lähevad varjupaika, palun väga, aga mina tahan oma koera endale jätta, kelle ma olen näo siniseks peksmisega endale saanud. Ma võtsin selle koera joodikult Tallinnas ära. Mul oli nägu sisse pekstud. See sama emane koer, Jenny. Kuidas ma ta nüüd ära annan? Esiteks see on mul laste lemmikkoer. Teiseks, mina pole neid kutsikaid metsa viinud. Ma ei saa aru, miks peab karistama minu peret selle eest, et need kutsikad olid metsas. Selliste tülide kohta ütleb rahvasuu, et selline mõnus Eesti muda. Ja kannatajaks ikka vaesed loomakesed, aga paneme loole nüüd asjaliku punkti. Hoolega tuleks teleekraani vaadata nüüd neil peremeestel, kes oma taksikoera on ära kaotanud. Riina Mõigase talus elab lisaks muudele loomadele ka pisike taks, kes pikisilmi oma õiget omanikku ootab. Ta jooksis mööda teed suure autoteest läbi ja siia sinna ja siis abikaasa mõtles ikka, et kus jätab niimoodi sinna jooksma, et võtab ta koju kaasa. Ja siis ta siin on meil niimoodi. Kui keegi tunneb ära, siis palun tulge meile külla, viige oma kutsa ära.